remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Tervist, mina olen Enn Heinso, Eesti Ekspressi ajakirja Homme toimetaja. Üritusel räägitakse muidu igasugustest interneti ja tehnoloogia valudest ja sellest, mida tehnoloogiaga peaks tegema ja mida sellega ei tohiks teha. Mina üritan sel päeval natukene meelt lahutada ja samas olla ka kasulik. Räägin tehnoloogia trendidest, kuhu liigub IT, arvutid ja igasugune multimeedia lähiaastatel ning võtan kaasa ka nii palju, kui kotti mahub igasugu kola, et saaks inimesed koha peal proovida ja küsimusi küsida. Kohtumiseni! Kõigepealt tervitusi sünnikodusse, nimelt olen pärit Ida-Virumaalt ja mul on hea meel tulla teie ette ja rääkida veidi oma tegemistest. Minu nimi on Karoli Hindriks, olen ettevõtja, olnud päris palju aktiivne ka ühiskondlikus elus. Ütleme nii, et minu perekond on kasvatanud mind kaasamõtlejaks ja ma arvan, et täna on see hetk, kus tegelikult igaüks meist peaks olema, eriti riigis nagu Eesti, kus meid on kokku 1,3 miljonit, igaüks meist peaks olema kaasamõtleja. Konverentsil me räägime sellest, mis roll on täna, esiteks, mis roll on meil, nooremal põlvkonnal, Eestis, maailmas. Me räägime sellest, mis tähendab internet, millised võimalused ja ohud sellega kaasnevad. Me räägime sellest, mis on ettevõtlikkus. Täna on käes mingis mõttes selline muutuste aeg. Maailm on raske, meil on raske, aga raskused tegelikult ei ole alati halvad, vaid need panevad meid mõtlema. Ja võib-olla see on ka selline aeg, kus igaüks meist ja eelkõige just nooremad inimesed peavad tooma uusi muutusi ja uuendusi ühiskonda. Peavad elama natuke lihtsamalt, mõtlema 2 sammu edasi ja õpetama nii-öelda vanamoodsatel nägema uusi võimalusi. Et ma arvan, et see ongi see teema, millest me eelkõige räägime ja me räägime seda eelkõige vaatenurgast, kuidas tegutseda koos. Ükskõik, mis on meie kodune keel, et kuidas me saaksime eksisteerida ja elada koos ühes riigis ja teha seda nii, et minul läheks hästi, sinul läheks hästi ja meil koos läheks hästi. Internetis on väga palju võimalusi. See on tuleviku äri. Kui te mõtlete selle peale, millega tegeleda, siis internet on väga kindel valik. Internet on suurepärane vahend inimeste ühendamiseks. Sa võid globaalse äri püstitada oma magamistoos ja sellised juhtumid on olnud küll ja küll. Ka Eestis, ma usun, peamised perspektiivid seotud just internetiga. Haridust võib saada mitut moodi. Üks haridus on see, mida pakub ühiskond läbi oma institutsioonide ehk läbi kooli, läbi kõrgkoolide, läbi ka huvialakoolide, aga teine haridus on see, mida me iga päev elades saame. Ka ütleme, see foorum on kindlasti kasulik kogemus, lisaks sellele, et ta jagab meile võib-olla infot, võib-olla midagi sellist, mida me juba teame, võib-olla midagi sellist, mida me veel ei tea, aga võib-olla ta avab lihtsalt mõned uksed natuke teise kandi pealt, kui me siiamaani oleme harjunud neid vaatama. Selle aasta jaanuarist toimub meil Ida-Virumaal projekt, mille loojaks on MTÜ Aita abivajajat ja partneriteks Narva noored noortele ja kultuuriveski, mille raames me organiseerinud oleme ja teeme edasi veel mitmeid üritusi noorte jaoks ja millega me siis loome ka Ida-Virumaa noorte infoportaali Sinuga. Ja see on väga mõnus ja loov tegevus grupil noortelt ja selle viimaseks ürituseks on meil nüüd Ida-Virumaa noortefoorum. Et ma arvan, et teile ma ei pea sellest pikalt rääkima, kui oluline roll tegelikult internetil tänases ühiskonnas ja infoühiskonnas on. Mina ei tea, kus teiega on. Mina olen selline suur sotsiaalvõrgustike nagu Facebooki, Orkut, Twitteri suur fänn ja ma alati üllatun selles, kuidas tänased noored inimesed, kes selliste projektide taga on loonud võimaluse sõnumitel jõuda üle kogu maailma vaid mõne minutiga. Mul just alles mõnda aega tagasi oli väga põnev kogemus, kus vaatasin õhtul CNN-i
teate, on selline suur uudistekanal ja CNN-i üks saatejuht, Richard Quest, kutsus üles inimesi Twitteris saatma mõtteid sellest, kuidas on majanduslangus mõjutanud sinu kodukoha nii-öelda kohvikuid, igasugused väikseid poode, et kas nad on sulgenud, on näha, et midagi on muutunud. Ma nägin seda üleskutset ja mõtlesin, lugesin just samal ajal raamatut, olin pidžaamas, oli juba hilisõhtu, nägin seda üleskutset ja mõtlesin, et see oleks paras aeg nii-öelda promoda tasuta traadita interneti levikut üle maailma. Nimelt, kui te ei tea, siis tegelikult Eesti on selles internetimaailmas oleme meie Eesti väga eeskujulikud. Reisides ma olen näinud, kuivõrd keeruline ja kallis on nii-öelda saada ligipääs traadita internetile. Mõeldud tehtud, saatsin siis Richard Questile läbi Twitteri üleskutse, et võtke eeskuju Eesti ettevõtjatelt ja väikesed kohvikud, poed, pange endale tasuta traadita internet, see toob teile uusi kliente, aitab neid hoida ja Eestis töötab see väga hästi. 2 minuti pärast luges Richard Quest selle CNN-is ette, nii et kogu maailm seda kuulis minu nime, minu päritolu ja seda, kuidas Eesti on eeskujulik traadita interneti suhtes. Ja see oli 2-minutise vahega ja see on üks selline pisike näide sellest, mida meie põlvkond tegelikult kõikide nende uute tehnoloogiatega võib teha selleks, et aidata muuta ühiskonda efektiivsemaks, kiiremaks, paremaks. Et see on meie koht, kus õpetada tegelikult ühiskonda. Ja selleks siis, et arutada maailma asju, rääkida, mis on meie roll, kõikidest nendest teemadest, mida ma juba põgusalt mainisin, kutsun ma teid 29. mail Jõhvi kontserdimajja, et kõike seda minuga arutada ja tähistada ka uue portaali sinuga.ee avamist. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place.